Tere, mina olen Joosep Ringmäe ja me alustame evangelismi kooliga. Ja siin saates me räägime sellest, kuidas evangeeliumi kuulutada, mis on üldse evangeelium. Ja ma usun, et kui sa järgid seda saadet ja sa vaatad neid saateid, siis Jumal annab sulle julguse, Jumal annab sulle ilmutuse ja Jumal annab sulle ühe värske tule selleks, et kuulutada evangeeliumit oma igapäevaelus. Ja me alustame sellise teemaga, et miks me üldse peaksime evangeeliumit kuulutama. Miks me kuulutame evangeeliumi? Ja võib-olla vahest mõned inimesed arvavad, et see on mingisugune süke kohustus või see võib muutuda nagu selliseks kohustuseks. Et jah, Jeesus käskis meile, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi ja me peaksime seda võtma kui käsuna. Aga see ei tohiks muutuda meie jaoks selliseks vastumeelseks kohustuseks, vaid tegelikult see peaks tulema meie südamest, nii et me tahame seda tõesti teha igapäevaselt ja et me tahame pühale vaimule alistuda. Me tahame rääkida teistele inimestele sellest, mida Jeesus tegi meie eest risti peal ja et igale inimesele on võimalus võtta vastu see andestus ja see pääste läbi Jeesuse Kristuse. Ja ma tahan alustada sellega, et me kuulutame evangeeliumi sellepärast, et me teame Jeesuse armastust meie vastu ja maailma vastu. Kui me vaatame Jumala sõnasse, siis 1. Johannese 4 ja 19 ütleb nii. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Nii et me näeme seda, et kuna Jeesus armastas meid läbi oma ristitöö, läbi selle, et ta andis oma elu, siis Jumal kutsub meid armastama samamoodi maailma. Et meie anname oma elud, nüüd me ei pea füüsilisest oma elusid ära andma, aga me paneme oma elud maha, me paneme oma ego maha, me paneme oma identiteedi maha ja me anname selle Kristusele ja me anname selle teiste inimeste eest. Me paneme ennast nagu sellele altarile ja ütleme, et Jumal, tee oma tahet läbi minu. Jumal, kutsu mind. Jumal, saada mind ja ma tahan sulle sõnakuulelik olla. Ja kui sa vaatad seal samas kirjas 1. Johannese ja vaatad 3.16, siis seal Jumala sõna ütleb, et armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest. Ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Nii et see on Jumala kutse meile tegelikult, et panna maha oma elu. Ja see, et kuulutada evangeeliumit paljude inimeste jaoks, see võtab nagu justkui seda eneseohverdust. See võtab seda, et sa pead oma liha maha panema. See ei ole mugav, see ei ole alati meeldiv sinu lihale, aga kui sa paned oma liha maha, kui sa otsustad, et ma annan oma elu samamoodi nagu Jeesus andis oma elu, ma panen oma elu maha ja ma järgin Jeesust, siis Jumal saab meie läbi vägevaid asju teha, nagu ta tegi läbi Jeesuse, kui Jeesus läks risti peale. Ja kui me vaatame seda tuntud kirja kohta, ma loen ühe kirjakoha veel selle teema kohta, see on Johannese 3.16, mis ütleb, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks, vaid et tal oleks igavene elu. See on see, mis Jeesus tegi meie eest, aga ta ei teinud seda ainult meie eest, kes me oleme kristlased. Ta tegi seda ka maailma eest. Ja kui meile jõuab kohale see ilmutus Jeesuse ristitööst, siis me ei saa muidu, kui me peame kuulutama evangeeliumit. Siis me mõistame seda armastust, mis Jeesusel on meie vastu, mis Jumalal on meie vastu, läbi selle, et ta andis oma poja. Ja kui me mõistame seda armastust, mis Jumalal on meie vastu, siis me peame seda jagama välja. See tundub nii suur, see tundub nii vägev, et me ei saa seda lihtsalt endale jätta, vaid me peame seda välja jagama. Kui sa mõtled selle peale, mida Jeesus tegi risti peal, et ta andis oma elu, ta ohverdas oma elu, ta läks sinna ristipuu peale, ta lasi ennast naelutada sinna ristipuu peale. Piibel räägib sellest, et Jeesus oleks võinud kutsuda ühe armee ingleid endale appi ja lihtsalt öelda, et ei, ma ei tee seda. Ma otsustan, et ma ei tee seda. Aga Jeesus otsustas, et ta annab oma elu. Ta andis vabatahtlikult oma elu meie eest ja kogu maailma eest. Ja kui see ilmutus jõuab kohale sinu südamesse, kui palju tõesti Jeesus armastab meid ja kogu maailma,
siis sa lähed tänavatele, sa lähed tööle, sa lähed oma sugulaste juurde täiesti teise pilguga. Sa vaatad neid inimesi läbi Jeesuse armastuse prillide ja sa näed, et vau, need inimesed, kes on pimeduses, kes on pattu tegemas, kes on elamas võib-olla täiesti valet elu piibli järgi, siis sa vaatad nende peale ja sa näed neid läbi Jeesuse armastuse. Sa näed neid läbi Jeesuse ristitöö. Sa näed, et Jumal tahab neile andestada ja sellepärast nad peavadki kuulma evangeeliumi. Sest et muidu nad ei tea. Roomaste kirjas räägib ka sellest, et kuidas nad saaksid uskuda, kui nad pole kuulnud. Nad peavad kuulma. Need, kes ei ole kuulnud Jeesusest, peavad temast kuulma. Ja kui me räägime evangeeliumi kuulutamisest, siis meie põhiline motivaator selleks peaks olema armastus inimeste vastu. Ja see armastus inimeste vastu, ega see ei tulegi meist nagu inimlikust, meie inimlikust poolest, et see peab tulema sellest Jumala armastusest, mis on meie sisse välja valatud. Ja ma tahan, et me vaataksime ka seda kirja kohta, kus räägib sellest, et Jumala armastus on meie sisse välja valatud. See on Roomlaste 5. peatükis ja 5. salmis. Siin ütleb, et aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Nii et oma inimlikust armastusest me ei suuda kõiki inimesi armastada. Sa lähed tänavale, seal võib igasuguseid inimesi sulle vastu tulla. Võib-olla mõned inimesed, kes on alkoholiküüsis, mõned inimesed, kes on homoseksuaalid või mis iganes erinevate välimuste ja iseloomudega inimesed ja inimlikult meile alati ei või meeldida need inimesed. Inimlikult meil on võib-olla raske armastada neid inimesi, aga piibel ütleb, et Jumala armastus on meie sisse välja valatud. Nüüd, kui sa mõtled Jumala armastuse peale, siis mis on Jumala armastus? Me just lugesime seda, et me oleme tundnud ära Jumala armastuse sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest. See on 1. Johannese 3:16. Me tunnemegi ära Jumala armastuse selle eest, et Kristus andis oma elu kõikide meie eest, absoluutselt kõikide maailma inimeste eest. Ta ei jätnud välja mitte ühtegi inimgruppi. Olgu nad siis mõrvarid või kriminaalid või joodikud või sõltlased või mis iganes. Ta ei jätnud neid välja. Ta andis oma elu kõikide nende eest. Ja see oli tema armastuse suurus. Ja nüüd, kui me mõistame seda, et see sama armastus on nüüd meie sisse välja valatud, siis me mõistame seda, et me saame neid inimesi armastada täpselt seda sama armastusega. Oma inimliku armastusega me ei suuda. Me vajame Jumala armastust selleks, aga see on nüüd meie sisse välja valatud, nii et me suudame neid inimesi armastada. Ja sellest kohast, kus me armastame neid inimesi, sealt peaks tulema see evangelism. Ma mäletan, kuidas ma olin ükskord Võrus, kõndisin Võru tänavatel ja seal erinevate eramajade vahel kõndisin ja ma lähen ühest majast mööda ja ma kogesin, kuidas nagu püha vaim nagu koputas mu südamele ja ütles, et pööra ringi, seal on üks mees, kellele sa pead kuulutama. Ja ma mõtlesin, et appikene, et nagu siin on eramajad, siin on aiad, on siin majade ees. Kuidas ma siis lähen niimoodi ja ma ei tea, lähen ja hüüan üle aia või mis iganes, aga ma otsustasin, et tead, ma usaldan Jumalat ja ma pöörasin ringi, vaatasin üle aia ja seal oligi üks mees, istus oma koduõues ja minu arust tal oli õllepurk käes, jõi ja ma võtsin julguse kokku ja Jumala abiga ma lihtsalt ütlesin sealt üle aia, et hei, et tule siia korra, et ma tahan sinuga rääkida. Ja see mees tuli minu juurde ja ma hakkasin temaga rääkima Jumalast ja Jumala armastusest. Ja see mees lasi mind oma koduõue sisse ja me istusime koos maha tema aias ja ma rääkisin talle sellest, et Jumal tahab talle andeks anda. Jumal tahab talle uue elu anda. Ta oli tegelikult päris noor mees ja ta oli tulnud just vanglast ja ta ei teadnud, mida oma eluga peale hakata. Ja ma sain talle jagada Jumala armastusest ja sellest, et Jeesus tahab talle kõik tema patud andeks anda.
ja see mees sealsamas oma koduõues, ma sain tema eest palvetada ja ta tegi päästepalve ja võttis Jeesuse oma südamesse vastu. Nüüd inimlikult võib-olla mul oleks raske armastada selliseid inimesi, kes on vanglast välja tulnud ja kes teab, mida nad võivad teha või kes teab, mida nad oma minevikus tegid. Aga kui me usus astume välja ja laseme sellel Jumala armastusel enda läbi voolata, siis Jumal saab teha imesid läbi meie. Jumal saab tuua need inimesed oma kuningriiki läbi meie, kui me kuulutame evangeeliumi julgusega ja Jumala armastusega. Nii et ära mõtle evangeeliumi kuulutamisest kui mingisugusest kohustusest või sellisest vastumeelsest kohustusest. Aga see on üks Jeesuse käsk, mida me teeme hea meelega. Me tahame olla Jumala sõna kuulelikud ja me teeme seda armastuses ja läbi Jumala armastuse. Teine põhjus, miks me peaksime kuulutama evangeeliumi, on see, et Jeesus tuleb tagasi. Vaatame ühte kirja kohta, see on Jakobuse kirjas ja 5. peatükis ja 7. salm. Siin ütleb, et olge nüüd pika meelega, vennad, issanda tulemiseni. Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varajase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest issanda tulemine on lähedal. Nüüd, kui sa vaatad siin 7. salmis, ta ütleb, et vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja. Nüüd huvitav, kes on see põllumees? Kui sa vaatad läbi Piibli, näiteks Johannese 15, siis seal on see viinamäe aednik. Ja see tegelikult on sümbol Jumalast isast, meie taevasest isast, kes on see põllumees. Ja siin ta ütleb, et ta ootab kallist põlluvilja. Nüüd, mis on see põlluvili? See on inimesed, need inimesed, kes peavad tulema pimeduse kuningriigist valguse kuningriiki. Ta ootab, et see lõikus tuleks sisse. Nüüd, kui sa vaatad seda kirja kohta uuesti, huvitav, et ta toob siin nagu selle seose Jeesuse tagasitulekuga. Ta ütleb, et olge nüüd pika meelega, vennad, issanda tulemiseni. Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varajase ja hilise vihma. See räägib püha vaimu väljavalamisest. Ja olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest issanda tulemine on lähedal. Nii et me näeme seda, et Jumal ootab, et see lõikus tuleks sisse, et ta saaks Jeesuse tagasi saata. Jumal ootab seda, et see lõikus tuleks sisse. Kui sa vaatad ühte teist kirja kohta, Matteuse 24. peatükis ja 14. salmis, siin ta ütleb, et ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Nii et me näeme seda, et Jumal tahab, et evangeelium jõuaks kõikide rahvasteni, et evangeelium jõuaks kõikide inimesteni ja siis tuleb lõpp. Nii et me teame, et Jeesus on tagasi tulemas, aga me peame evangeeliumi kuulutama. Me peame jõudma nende inimesteni, kes on pimeduse kuningriigis, kes on kadunud, kes ei tea, mida oma eludega peale hakata, kes ei tea, kuhu nad suunduvad peale surma, kas taevasse või põrgusse. Ja me peame neile kuulutama seda head sõnumit, et Jeesus läks risti peale nende eest. Ta kandis nende patud, ta tõusis 3. päeval üles ja tema pakub neile meeleparandust ja andestust kõikidest pattudest oma kalli vere läbi. Nii et kuulutame evangeeliumit sellepärast, et Jeesus on tagasi tulemas ja hoiame seda oma silme ees, et Jeesus on tagasi tulemas. Ärme ole need, kes lihtsalt on oma tähelepanu ja oma südamega pidevalt nendes maailma asjades kinni, aga oleme ootuses ja oleme valmis Jeesuse tagasitulekuks. Aga et see valmidus ja ootus ei oleks lihtsalt passiivne, et me ootame, et üks päev Jeesus tuleb. Parem oleks, et ta ikka tuleb kiiresti, sest maailm on nii jube. Ei, ärme ole passiivsed, sest et Jeesus tuleb tagasi ühe vägeva pruudi ja imelise pruudi järele ja see oleme meie, see on tema kogudus ja ta ootab, et tema kogudus läheks välja ja kuulutaks evangeeliumi kõigele loodule ja siis Jeesus saab tulla tagasi. Mis on veel need põhjused, miks me peaks evangeeliumi kuulutama? Ma annan sulle täna 3 põhjust.
kolmandaks ma annan sulle selle põhjuse, et me kuulutame evangeeliumi, sest et evangeeliumis on pääste. Vaatame roomlaste 1. peatükki ja 16. salmi. Sest ma ei häbene evangeeliumi. See on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Nii et me näeme, kus on see Jumala vägi päästeks. Mille läbi saavad inimesed päästetud? Siin ütleb seda, et evangeelium on Jumala vägi päästeks. Vahest me jääme selle taha kinni, et kas ma olen piisavalt sõnaosav, kas ma oskan inimestega rääkida, kas ma oskan inimestega vestlust alustada, kas ma olen piisavalt veenev, kas ma tean kõiki neid erinevad teoloogilisi fakte ja ajaloolisi fakte ja nii edasi ja nii edasi. Aga kallis sõber, ma ütlen, see ei ole see võtmepunkt, see ei ole see, mis sind tõeliselt aitab, mis tõeliselt toob inimesed päästele, mis tõeliselt puudutab inimeste südameid, on puhas evangeelium. Me ei lähe tänavatele ja inimestele rääkima mingisuguseid teoloogilisi arutlusi või ajaloolisi fakte. Need on kõik toredad asjad ja see on hea, et meil on ajaloolised faktid Kristuse ristitööst ja ülestõusmisest, aga mis on see, milles on Jumala vägi, on evangeelium. Ja kui me kuulutame evangeeliumit, siis see on see, mis toob need inimesed päästele. See on see, mis puudutab nende inimeste südameid. Kui sa vaatad apostlite tegude 2. peatükki, kus Peetrus kuulutas evangeeliumit, siis selle peatüki lõpus seal on üks salm, mis ütleb, et ja see lõikas neile südamesse. Peetrus ei rääkinud teoloogilisi arutlusi, ta ei rääkinud mingisugusest suurest, laiast filosoofiast ja teadusest, aga Peetrus tõi neile väga selge ja puhta ja toore evangeeliumi. Ja kui need inimesed, kes seal olid, kui nad kuulsid seda evangeeliumit, siis see lõikas neile südamesse. Ja see on see, mida me tahame näha inimeste juures, kes ei tunne Jeesust, kui me kuulutame neile evangeeliumi, et see tõeliselt lõikaks neile südamesse, et see kutsuks neid meeleparandusele. Sest et see on see, mida me ootame, et need inimesed tuleksid meeleparandusele. Ja mis on see evangeelium? Mis on see nagu evangeeliumi täius, mida me peame kuulutama? Vahest arutletakse selle üle, et ikka see element peab olema evangeeliumis olemas ja see element peab olema evangeeliumis olemas. Ja tegelikult, kui me vaatame läbi Piibli ja see evangeelium, mida apostlid kuulutasid, siis me võime selle justkui nagu 5 punktiks panna, et mis on need evangeeliumi põhipunktid, mida me peame nagu meeles pidama ja kuulutama. Ja üks lihtne viis, kuidas seda meelde jätta, on niimoodi, et Jumal armastab sind. Me oleme kõik pattu teinud ja Jumala aust ilma jäänud, aga Jeesus läks risti peale, ta kandis meie patud ja ta tõusis 3. päeval üles ja nüüd ta pakub kõigile meeleparandust. Ja need on need lihtsad 5 punkti, mis me saame endale meelde jätta ja oma kuklas nii-öelda hoida selleks, et evangeeliumi kuulutada. Aga peame meeles, et evangeeliumis on see vägi. See vägi ei ole sinu sõnaoskuses või sinu enda tarkuses või selles, kas sa oled õppinud filosoofiat või teoloogiat. See kõik tuleb sulle kasuks, kui sa järgid püha vaimu ja kuulutad evangeeliumit, aga kõige tähtsam on see, et sa kuulutad puhast, lihtsat, selget evangeeliumit. Sest et sa võid selle evangeeliumi võtta ja minna Aafrikasse või Indoneesiasse või Ameerikasse või siia samasse Eestisse ja see sama evangeelium töötab igal pool. Sa ei pea ühes riigis rääkima suurt teoloogia arutlust ja teises riigis rääkima ülilihtsalt, aga ma usun seda, et kui sa võtad selle lihtsa, selge, toore evangeeliumi ja kuulutad inimestele seda, siis Jumal saab selle läbi töötada, sest et seda me näeme siin kirjakohas, et evangeelium on Jumala vägi päästeks. Ma mäletan ühte lugu, kus ma olin siinsamas Tallinnas ja tulin rongilt maha ja mul oli natuke vaba aega ja lihtsalt kõndisin seal ringi ja ma nägin, et seal pinkide peal istuvad üks mees ja 2 naist. Ja kohe, kui ma neid nägin, siis püha vaim koputas jälle minu südamele.
ja tundsin, et ta kutsus mind, et ma läheksin sinna ja kuulutaksin neile evangeeliumi. Ja ma läksin sinna pingi juurde ja hakkasin nendega rääkima. Hakkasin rääkima, et Jumal armastab neid ja et me oleme kõik midagi valesti teinud siin elus, aga Jeesus läks risti peale ja ta kandis meie patud ja ta tõusis 3. päeval üles ja ta pakub teile meeleparandust pattudest ja andestust. Ja kui ma hakkasin seda evangeeliumit rääkima, siis see mees vaatas mulle silma ja ütles, et tead, ma tean seda kõike, sest et ma käisin koguduses ja ma tean, et Jeesus suri risti peal, ma tean, et ta kandis minu patud, ma tean seda kõike. Aga siis ta hakkas oma elust rääkima ja kuidas tegelikult kurat oli tulnud tema ellu, et varastada, tappa ja hukata ja hävitada tema elu. Ja sellepärast ta oli langenud ära kristlusest, ta oli langenud ära Jumala juurest ja ta oli langenud alkoholiküüsi. Ja ma hakkasin talle rääkima, et Jeesus tahab sind tagasi kutsuda. Sa oled kadunud poeg, aga Jeesus kutsub sind tagasi oma kuningriiki. Ja ühel hetkel ta justkui peatas mind ja pööras ise nende naiste poole. Ja ta hakkas nendele naistele evangeeliumit kuulutama, mis oli väga huvitav. Ma lihtsalt seisin seal, mõtlesin, et okei, et kui sa tahad evangeeliumit kuulutada, siis lase käia. Ja see mees, kes oli tegelikult alkoholiküüsis, kes oli Jumalast ära langenud, ta kuulutas nendele naistele evangeeliumi ja täitsa okeilt kuulutas. Ta rääkis, et Jeesus suri risti peal nende eest, ta kandis nende patud, ta valas oma vere nende pattude eest ja et Jeesus tahab neile andeks anda nende patud. Ja mingi hetk seal toimus üks intsident ja nad ei tahtnud enam mind kuulata ja ma pidin ära minema. Ja ma kõndisin eemale ja ühel hetkel kuulen, et keegi hüüab selja tagant. Hüüab, usumees, usumees. Mõtlesin, et huvitav, kes see hüüab siin pargis niimoodi, et usumees. Ja ma pööran ringi, vaatan, et see sama mees hüüab minu poole ja hüüdis mind usumeheks. Ja ma mõtlesin, et okei, et ma lähen siis uurin, mis ta tahab. Ja läksin tema juurde ja ta ütles, et kuule, ruttu, et tule minuga, et need 2 naist, nad tahavad päästetud saada. Tule ja palveta, sina tead, kuidas palvetada. Ja ma läksin selle mehega kaasa ja need 2 naist olid seal, pisarad silmades, ütlesid, et me tahame Jeesust oma südamesse vastu võtta. Ja seal samas pargis me võtsime käest kinni ja me palvetsime päästepalve ja need naised võtsid Jeesus oma südamesse vastu. Ja hea uudis on see, et ma tean, et see mees on samuti tagasi koguduses, teenib koguduses ja tagasi Jumala juures. Nii et tänu Jumalale selle eest. Aga mis ma tahan sellest loost välja tuua, on see, et evangeeliumis on Jumala vägi päästeks. Mina võisin seda evangeeliumit kuulutada ja tegelikult ma ei saanud üldse kaua seda evangeeliumit kuulutada isegi, sest see mees võttis üle ja hakkas ise kuulutama. Aga see mees, kes oli Jumala juurest ära langenud, ta oli tegelikult alkoholiküüsis ja tema rääkis evangeeliumit ja need naised said päästetud. Nii et kui sina, kes oled Jumala juures, kes oled elamas püha elu, kes oled järgimas Jeesust, kui sina kuulutad evangeeliumi, siis seal pole mingit küsimustki. Inimesed saavad päästetud, inimesed saavad puudutatud, Jumal saab tegutseda läbi sinu. Kui Jumal sai tegutseda läbi selle mehe, siis Jumal saab tegutseda läbi sinu. See vägi ei ole sinu sõnaoskuses või sinu oskuses, et kommunikeerida inimestega või olla kuidagi veenev, vaid see vägi on selles, et sa kuulutad evangeeliumit. Ja kujutad ette, et selle mehe suust tuli evangeelium välja. Kuigi see mees ise oli ära langenud ja alkoholiküüsis, siis selles evangeeliumis oli ikkagi vägi. Ja tänu Jumalale, et see mees on nüüd meelt parandanud ja pöördunud ja Jumala juures. Aga ma tahan sind julgustada, et Jumal tahab sind kasutada. Jumal tahab sind kasutada selleks, et ta jõuaks sinu sõpradeni, sinu kolleegideni, inimesteni, kes ei tunne Jeesust veel. Ja ta tahab kasutada sinu tegusid, aga ta tahab kasutada ka sinu sõnu selleks, et näidata Kristuse armastust kaduvale maailmale. Nii et ma tahan sinuga palvetada siin lõpus. Ja võib-olla sa kuulsid kõik neid lugusid ja lugesid koos minuga neid kirjakohti ja sa hakkasid mõtlema, et tead,
ma peaksin ka võtma selle asja üles ja hakkama kuulutama evangeeliumi. Ma peaksin ka olema valguseks oma töökohas või oma pere seas või oma sugulaste seas, oma sõprade seas. Olema see, kes ei ole vait ja kes tõesti on see, kes käib Jumala armastuses ja kes armastab neid inimesi. Võib-olla, keda sul on isegi olnud raske armastada. Võib-olla, kes on teinud sinu vastu halba. Võib-olla, kes on lihtsalt sinu jaoks natuke ebameeldivad inimesed, aga Jumala armastus sinu sees. Läbi selle sina saad neid armastada. Nii et kui sa tundsid oma südames seda koputust, et ma tahan pühenduda selleks, et edaspidi kuulutada evangeeliumi. Ma tahan olla see, kes on valguseks maailmale. Siis ma tahan, et sa teeksid selle palve koos minuga, et sa teeksid selle pühenduspalve Jumala ees ja ütleksid Jumalale, et ma tahan pühenduda selleks, et kuulutada evangeeliumi. Nii et kui sa tahad seda praegu teha, siis seal samas ekraani taga lihtsalt ütle minu järgi. Ütle, Jumal, ma tahan kuulutada evangeeliumi. Anna mulle see julgus. Anna mulle see armastus. Õhuta minu sees üles see jumalik armastus, et kuulutada evangeeliumi kaduvale maailmale. Ja ma tänan sind, Jumal, et sina oled minu sisse pannud oma püha vaimu, oma armastuse, oma julguse ja et sa oled andnud mulle oma aulise evangeeliumi, mida mina saan kuulutada. Ja Jumal, ma tänan, et paljud inimesed saavad päästetud ja puudutatud ja tervendatud ja vabaks läbi selle, kui ma kuulutan evangeeliumi. Amen. Amen. Ja kui sa tegid selle pühendumise, siis tänasest peale on sinu võimalus astuda usus välja. Ja võib-olla see esimene ususamm on väike, kus sa lihtsalt ütled kellelegi, et tead, et Jeesus armastab sind. Ja või sa lähed oma päästmata sõbra või sugulase juurde ja sa lähed ja teed talle mingi kingituse ja ütled, et tead, et Jumal armastab sind. Või sa lähed ja pakud kellelegi, kes on haige, et kas ma võin sinust palvetada, sest et ma tean, et Jumal tahab sind terveks teha. Ja ma julgustan sind, et mida rohkem sa teed neid väikseid ususamme, kus iganes sinu usumõõt on hetkel. Mida rohkem sa neid ususamme teed, seda rohkem Jumal saab sinu kätte usaldada ja seda rohkem sa näed, kuidas inimesed saavad puudutatud ja muudetud läbi selle, et sa jagad evangeeliumi valgust maailmale. Nii et ole julgustatud ja näeme järgmises osas.